Aga tere õhtust kõigile! Tere õhtust! Kätte on jõudnud neljapäev ja see neljapäev justkui meil on siis tiimi tooteõhtu. Me siis räägime kas mõnedest uutest toodetest või jagame muljeid olemasolevate toodete kasutamisest. Aga täna me pidime rääkima just sellest uuest Nutrilite Energy programmi toodetest. See programm Eestisse tuleb sügisel, aga meil on võimalus läbi Poola Amway siis tegelikult juba neid tooteid osta ja tegelikult seda programmi hakata ka vaikselt juba kaasa tegema. Et siin täna me natuke põgusalt räägime, et mida tegelikult see Energy programm, energiaprogramm siis endast kujutab. Et Sille, sa tegid sellise väikse lühikese kokkuvõtte. Ja ma tegin natukene nii-öelda eeltööd ka, et see niimoodi lühidalt kokku võtta, et miks see programm on üldse loodud, on tegelikult loodud sellepärast, et programm, millest inimesed tunnevad puudust. Hästi palju kurdetakse, et energiat ei ole, on väsinud, pea ei ole selge, et kuidagi siuke, natukene närtsinud tunne on sageli inimestel. Just, et jätkuks pidevalt sellist energiat, oleks vaimne selgus ja värskus. Ja mida see programm veel teeb, et ju on osades maades on ta juba ju käivitatud, testgrupid on seda läbinud, et ta toetab head und, uni on ka sageli probleemiks, inimesed ei maga hästi, tõstab stressi taluvust ja tugevdab keha, et kuna siin on ka füüsiline liikumine kaasatud ja just see füüsiline ja vaimne heaolu, et tegelikult on nad tihedalt seotud keha energiatasemega. Et energy programm, nii nagu tal nimi ongi, et see, et saada lihtsalt energiat. Ja põhiliselt, kust me energiat saame, me saame energiat ju põhiliselt toidust. Ja samas sellisele energiatasemele ja heaolule aitavad kaasa lisaks veel puhas vesi, piisavas koguses puhast vett ja füüsiline aktiivsus. Et kõik need komponendid on sinna programmi kaasatud. Ja millest see energiatase oleneb, tegelikult oleneb sellest, et on vaja hoida selle keha või vereglükoosi sisaldus, on vaja hoida nagu stabiilsena, et päeva jooksul, et eriti pärast sööki, ühesõnaga, et ei tekiks olukordi, kus glükoosi sisaldus läheb üles ja siis ta kolinal kukub, ja mida see põhjustab, mis seda põhjustab tegelikult selline toitumine, kus me kasutame või sööme kõrge glükeemilise indeksiga toitusid, selliseid kiireid süsivesikuid ja need siis löövad ruttu glükoosi taseme üles ja siis vallandub suures koguses insuliini. Eks, et need asjad on omavahel seotud. Ja siis pärast sööki põhjustab see kiiret sellist energiataseme langust. Ja see energiaprogramm ongi siis üles ehitatud niimoodi, et seal on toitumiskava väga lihtsalt balansseeritud, nii nagu nende toodetegi pealgi see põhimõte, et tasakaalustatud toitumine, et me saaksime piisavas koguses siis neid liitsüsivesikuid, eks ole, neid aeglaseid süsivesikuid, kiudaineid, valkusid, siin on ekstra öeldud veel lahjasid valkusid, ja polüküllastumata rasvhappeid. Ja kuna siia juurde käivad ilmtingimata ka Nutrilite vitamiinid, millest ka kohe siin, mis me mainime, eks ole, et kindlasti Double X, kindlasti Omega 3, kindlasti see Balance Within ja Amino Advantage. Et siis on kehaga igal juhul, sest see poetoit, mida me ostame, me ju ei tea, palju seal tegelikult on nii-öelda see, kui suur on kas või nende aedviljade või juurviljade toiteväärtus. Et igal juhul kehal oleks toitainetega varustatus olemas, et siis on see vitamiinidega toetus ka. Ja ühesõnaga, kui seda programmi siis teha, siis saabki keha piisavalt toitaineid, saab keha selle energia ja saab vaimse selguse ja saab stabiilse selle glükoosi taseme. Ja siin see füüsiline programm siis, mis siin juurde on toodud, on see, et on aeroobsed harjutused, vastupidavusttreening ja venitused.
ja need mõlemad tegelikult, et kui see treening, no meil läheb nüüd poolteist nädalat me oleme teinud ja et me võime seda treeningkava ja me võime küll absoluutse kindlusega öelda, et annab meeletult hea energia, see 10 minutit. Oleks öelda, et see on päeva parim osa tegelikult. See 10 minutit on päeva parim osa, sest sellest 10 minutist 2/3 käib meeletu intensiivsus. Sa teed ikka meeletu intensiivsusega ja siis see viimane osa tuleb see venitus. Ja see venituse muusika kõik ja see on selline mõnus asi, et siis sa juba täiega naudid seda, nii et me saame jagada seda videot, et saate hakata juba kaasa tegema, 10 minutit leiab igaüks enda päevakajast aega. Ja see on täiesti, ja ütleme niimoodi, et nii nagu kui me rääkisime omal ajal HealthPointist, et mille elementaarne asi oli, et ütleme laias laastus, et 5000 sammu enne hommikusööki, mis mõnel ajas hirmu nahka, siis tegelikult igaüks peab alustama, täpselt samamoodi HealthPointist, täpselt samamoodi siin. Et see programm on 10 minutit, siin on teatud harjutused, et igaüks saab alustada sellest, mis on talle jõukohane. Et seal on see, ütleme aeroobsete harjutuste ja vastupidavustreeningu harjutuste kestus on vist 15 sekundit või? 15 sekundit, aga sa saad ju esialgu valida, et kui mitu korda, mitu kükki sa selle 15 sekundi jooksul teed, või et kui sa ei jõuagi alguses rohkem kui 3, siis teedki 3, eks? Ja teed stabiilselt ja nii kaua, kui sa tunned, et ma jõuan 4 teha. Teine osa on 20 sekundit. Ja teine osa on 20 sekundit. Ja, et nii palju, kui ma jõuan, et ei pea ennast esimese korraga kohe lõõki rabama, et kui mul enne ei ole nagu see treenitustase väga hea, siis tulebki alustada ettevaatlikult, aga peab olema järjekindel. Ja me tõesti võime öelda, et nagu pea lööb värskeks, tuju teeb heaks, see on selline hull energia tuleb peale kohe hommikul, et see on väga targalt välja töötatud, väga targalt. Ja ülihea on, kui teil on võimalik neid harjutusi teha kuskil õues. Et meil on terrassi peal, et siis kui meil oli siin, Samuel oli siin, siis me ei tahtnud hommikul nagu siin toas teha, siis me läksime terrassi peale. No aga me oleme muidu ka läinud. Me oleme nüüd ka läinud uuesti ja teate, kui mõnus. Paneme kõrvaklapid. Heli tuleb kõrvaklappidest. Heli tuleb kõrvaklappidest ja väga mõnus on teha. Et siin on selline QR-kood, mille siis me saame teile saata ja selle QR-koodi järgi saate siis minna, sealt läheb otse tegelikult Itaalia lehele, Itaalia Amway lehele, kus läheb kohe sellele lehele, kus on siis need 2 videot, üks on siis baas ehk see algajale ja teine on see kiirem. Et võtke siis esialgu see kiirem, et siis vaatate, kuidas te jõuate. Aga võite võtta muidugi algaja oma ka. Ja võib kombineerida. Sest see, mida meie tegime Tarragonas kaasa, see oli baas. See oli baas, see oli algaja. Praegu me kombineerime, et kõik meil ei ole see kiirem variant, aga kombineerime. Aga selleks, et pulss saada, et kui öeldakse, et aeroobse treeningu puhul, et pulss peaks saama 120-ni, et me avastasime täna, et ega meil 120-ni ei lähe, et järelikult me peame intensiivistama. Aga just see, et ma ikkagi rõhutan seda, et igaüks algab sealt, milleks tema on suuteline, eks ole, et mitte mõelda, et oi jumal, siin on sellised harjutused, ma küll neid teha ei jõua, ma ei hakkagi. Et tõesti, kui ma jõuan 20 sekundi jooksul teha 2 kükki, siis palun tee 2 kükki ja ära rohkem tee. Või tee 1, kui sa rohkem ei jõua ja 2 nädala pärast tee 2, eks ole, et tõesti, et tasapisi lisada, et see ongi see järjepidevuse ja arengu mõte. Eks mitte, et kohe põõsas see, et ma ei jõua. Et igaüks on suuteline tegelikult seda tegema. Ja me väga sooviks niimoodi, et me nüüd täna jagame siis, paneme kogu aeg 21, paneme selle QR-koodi, et siis sealt saate tegelikult, ja kes soovib, siis saame saata ka Messengeri, et siis sealt on... Kas me võime kuhu 21 panna? See on meil kinnine. Sinna me võime panna. Okay. Et me väga tahaks, et võimalikult ruttu saaksite ka selle kogemuse, see annab tegelikult ka väga hea alguse uuele päevale. Nii, meil on küsimus. Ja, palun. Jaa, mul on küsimus, et kui ei ole QR-koodi lugejat, ma ei saa seda lahti teha ju. Ei, ma selle QR-koodiga toimetan, ma ei ole kunagi niimoodi...
tegelikult sa saad seda lahti teha, sa saad seda lahti teha, siis ma näitan, kuidas see käib, et kui vajutada selle pildi peale, siis tuleb seal all tuleb selline veel üks selline nupukene, et sa saad Messengeris, saad selle lahti teha ja siis ta läheb, otse läheb sinna Itaalia Amway lehele. Selge. Ja seal on need videod, tegelikult on ka YouTube'is on olemas küll see edasi jõudnute video, baasivideod ma ei ole leidnud, aga et sealt Itaalia lehe pealt on päris hea, et sealt ei tule neid igasuguseid lisareklaame juurde, nii et YouTube saab ikka raha ka saada, et siis ta laseb reklaame sulle. Aga et me tõesti, et ja seda, me tõesti seda soovitame, et äge on, jah. Üliäge on. Et see on nii, et see esimene osa, nagu te näete, on soojendus. Neid harjutusi tehakse 3 korda, on ju, et selline, ütleme, üks kord, 3 setti järjest, me ei pea seda praegu hakkama lahti rääkima. 3 setti järjest ja teine on siis 2 korda ja viimane on siis selline venitused tehakse läbi kõik. Ja ikkagi ütlen, et üli mõnus. Just. Ja nüüd selle juurde siis tegelikult me soovitame alati kas siis peale trenni, meie teeme nii, et me joome kohe hommikul joome selle Amino Advantage'i koos kiudainetega. Et piisavalt palju vett, me joome 2 klaasi vett hommikul, et üks on siis Amino ja teine on tavaline. Jah. Et aga võite ka tegelikult võtta peale seda trenni loomulikult seda aga see on programmi järgi hommikusöögi, see ongi nagu hommikusöögi nii-öelda eest. Et me siin tegime ka endale, tegime selle joogi valmis, et siis me saame. Ja, et selles mõttes see programm kui niisugune meil nagu täiskomplektis tuleb ju saadavale sügisest. Aga et me saame et selle liikumise võiks juba võiks käima panna ja tooteid mingeid saab ju ka tellida juba. Aga et kuidas kui see komplektina tellida, et siis seal peab olema veel mingisugune, meil tuleb ju eestikeelne info siis sinna juurde kõik, eks ole, et siis on nagu täiskomplekt. Et praegu Poola lehelt on siis võimalik nii-öelda terve see suur komplekt saada, kus on siis kõik need 2 karpi batoone, see nii-öelda shake'id, siis Amino, siis Omega. Kogu see komplekt, eks ole, vitamiinid pluss siis need batoonid ja joogid. Aga on võimalik ka siis tellida eraldi 2 nagu komplekti, et ühes on siis, ma ei mäleta, kuidas seal oli, kas seal oli nii, et oli see shake'i karp. Ühesõnaga mingid kombinatsioonid nendest olemas. Ja siis ühe asjaga saad selle tasuta kaasa ja teisega saad selle siis tasuta kaasa. Selle erakordselt nonnu vitamiini karpi. Just. Et kui tellid selle suure, siis saad muidugi mõlemad. Et hästi-hästi mugav, et tegelikult on sellega väga hea teha. Meil on need vanad ka muidugi olemas. Aga ma tahaks veel öelda, et kindlasti oluline on need vitamiinid, absoluutselt. Ja see amino, et just, et kui seda sporti nüüd ka teha, et ikkagi need 9 asendamatut aminohapet, et keha saaks valkusid moodustada ja seda keha toetada. Et see on väga tähtis, mida vanemaks me jääme, seda olulisem see on, et just, et meie lihaskond oleks tugev ja vanemaks jäädes ka, et lihased oleksid heas toonuses ja suudaksid meie luustikku toetada, et me ei tekiks luumurde. Ja nii nagu me rääkisime, siis tegelikult kohustuslik on selle programmi juures siis Double X, Omega ja Balance Within ja Amino. Et selles mõttes, kui te nagu tahate saada tulemust, tõsiselt head tulemust, siis ärge hoidke selle pealt, hoidke kuskilt mujalt kokku, aga ärge selle pealt kokku hoidke. Et ta on üks täiuslik tervik, et täpselt nüüd ta töötab nii, nagu ta on mõeldud töötama, ta on töötatud välja just sellisena, et just täiskomplektina ta annab sulle 100% tulemuse. Et see on väga tähtis, et mitte, et ma siit natuke siit ja sealt, et see on oluline, nii nagu, kui me mäletame HealthPointi puhul, eks ole, ei saad midagi ära jätta, kui sa midagi ära jätad, juba ei tööta. Ja ma tooks veel ühe sellise lisandi juurde, et miks ikkagi Nutrilite. Et me täna hommikul kuulasime David Tornani lindistust, kus ta esines Austraalias, oli külmetunud ja oli täiesti häälega ära, me oleme teile ükskord lasknud seda lindistust.
et arvake ära, kes see on sellise koleda häälega, Bassihäälega. bassihäälega inimene. No, Kole ei olnud, no kole ei olnud, aga kare. hoopis teistsugune, mitte David ise. Mhm. Ja seal ta ütles ka jälle selle sama fakti, mida ta on ka teistel lindistustel välja toonud, et Ameerikas tehti selline uuring, et uuriti siis nii-öelda supermarketites müüdavad toidulisandid sisaldust etiketi järgi. Ja võeti uurimise alla 5 kõige suuremat, nagu tuntumat ja kõige nagu usaldusväärsemat siis Ja. nii-öelda vitamiinide tootjad, toidulisandi tootjad. ja 5-4 nendest vitamiini või toidulisanditest ei sisaldanud mitte ühtegi ainet, mis oli märgitud sellele etiketil. Mitte, et oleks vähem olnud Ja. või vales vahekorras, vaid lihtsalt ei sisaldanudki. Põhiasi oli riisipulber, Ja. mis seal sees oli ja veel mingisuguseid putinaid, nii et 5-4, nii et algatati ikkagi täiesti. Ja kui me mõtleme, et miks me peaksime arvama, et meil kuidagi teistmoodi on. Ja siis mina Sillele just ütlesin, kuulge, mõelge, Ameerikas on nii kõik see turg ära reguleeritud, et isegi kruvikeerajal on peale kirjutatud ära torka seda kõrva. Sellepärast, kui sa torkad selle kõrva ja saad haiget, siis sa võid selle kruvikeeraja tootja kohtusse anda, sest seal ei ole märgitud seda. Et seal on kõik nii ära reguleeritud ja miks me arvame, et meie apteekides on siis puhas. Meie apteegi toidulisandid ei kontrolli mitte keegi. Tootjad ise ka ei kontrolli. Kõik räägivad, et see on meie eestimaine, meie oma toodang. Tegelikult ostetakse baasained Hiinast ja lisatakse midagi oma kodutalust juurde. Ja siis on meie oma toodang. No ühesõnaga tegelikult ütleme niimoodi, et nii nagu Nutrilite kontrollib oma vitamiine, nii ei kontrolli mitte keegi. Nii nagu ta toodab oma toidulisandid, nii ei tooda mitte keegi. Nii et see on fakt lihtsalt. Ja kui Ameerikas on selline lugu, ja see ei ole üldse mingi vana lugu, see on mingi mõne aasta tagune lugu. Nii et ja siis üks fakt veel Nutrilite'i kohta, et on näiteks inimesed on öelnud, et võrdlevad seal, et mingid teise brändi vitamiini, et aga siin on nagu rohkem koostisaineid sees või see kontsentratsioon on suurem. See vastus on lihtsalt vastus sellele küsimusele on see, et kuna Nutrilite on tegelikult toit, ta on toit, ta ei ole sünteetiline, ta on toit, see tähendab, keha tunneb, kui sa võtad Nutrilite'i vitamiini, keha tunneb selle ära toiduna. See tähendab, ta omastab, kuna ta tunneb selle ära toiduna, siis ta omastab sellest põhimõtteliselt peaaegu kõik, eks. Nüüd need nii-öelda konkureerivad tooted. Kuna see ei ole, kuna nendest on väga palju või seal on vähemasti suur osa on see sünteetilisi koostisosi, see tähendab, keha ei tunne seda ära toiduna ja keha ei omasta seda. Ja sellepärast tuleb panna rohkem komponente sisse ja see kontsentratsioon peab olema suurem, et midagigi imenduks. Et minu meelest see on nagu, seda võib võrrelda nagu puusalt tulistamisega, et kui ma niimoodi hooga lasen, et siis kuskile ikka pihta läheb. Et see on see vahe, aga et kui osta Nutrilite'i vitamiin, siis sa saad raudselt selle raha eest seda, mis seal purgi peal on kirjas, nagu David Tornan ütleb, et ma sain selle pärast seda, kuidas seda teada sai, see, mis juhtus nende vitamiinitootjatega. Ma ei tulnud selle peale, aga ma sain aru, et see on suur asi, et kui ma inimestele tutvustan ka Amway äriplaani, et siis on suur asi see, kui ma ütlen, et aga päriselt ka meie toodete sees ongi kõik see, mis sildi peal kirjas on. Et uskumatu, et seda tuleb öelda. Nii, aga kas lähme siis nüüd näitame natuke neid tooteid ka ja siis jagame natuke kogemusi, sest meil mõned partnerid on juba saanud ka tellinud ja juba proovinud, et batoonidest on siis saada kas siis see šokolaadimaitseline või siis vaniljemaitseline, on ju? Kookosemaitseline. Mis juhtus? Kakao, las ma siis ise näitan. See oli ausõna kakao. Et vanilja või mitte näida ajast mul ka näitan õiget ja kookose maitseline ja šokolaadi maitseline ja ma võin 14 batooni on ühes karbis ja ma võin öelda seda, et mina ei armasta kookost üldse.
üldse ei armasta ja teate seda kookosepatooni ma saan täiesti vabalt süüa. Aga need ei ole sellised šokolaadid. On küll. Siin on selline, sellist ei ole ju. No see on näidatud, et seal on päris šokolaad sees. Okei. No jah, seda ka ei ole. Ja seda kookose suurt tükki ka ei ole. Seda kookose suurt tükki ka ei ole. Naljatükk. Ja okei. Ja. Nii, aga... Siis seda šeiki sa näitasid, eks ole? Šeiki näitasin, siis selline suur karp on ma siis näitan seda suurt karpi. Need šokolaadijoogid on siis sellise suure karbi sees. Kaed 250 milliliitrit vett ja siis paned selle pulbri, mida on päris palju, aga tuleb siuke vägev. Meil on nüüd natuke ära lahtunud. Asa oled juba joonud, ma ei ole joonud. Aga nüüd me tahaks jagada siin natuke kogemusi, et... rohkem vett pannud. Jah, natuke liiga palju läks. Aga kas, Kaisa, sina saaksid jagada oma kogemust? Sina oled saanud ühte toodet juba või kahte toodet juba maitsta, et kuidas sulle nagu see asi sobis? Vägagi sobis. Nii väga sobis, et otsas on kõik juba ja tegelikult mulle, meie kogu perele see kookosepatoon lihtsalt niivõrd väga meeldib. Ja heaks indikaatoriks on ka see, et ka Aigar tarbib neid väga hea meelega, sest et kui eelmised, need saadaolevad batoonid, mis on ka super maitsvad ju, aga nad on, ütleme, kuidas ma nüüd ütlen, nagu kõvema konsistentsiga, et siis tõsiselt need uued batoonid nagu sulavad suus, eriti see kookose oma ja minu meelest ma sain seda šokolaadi oma ka maitsta, et see on natuke magusam. Aga kes on eriti suur šokolaadifänn, siis nendele kindlasti just see šokolaadibatoon. Aga pean ütlema ka, et see kookose oma on lihtsalt nii hea ja mulle hullult meeldib, et nad on juba 8 tükiks tehtud, siis sisuliselt on seal nagu 28 batooni sees, et sa saad, et täiesti piisab, et on parajalt ikkagi nii suure toitväärtusega, nii magus, et kahte järjest nagu väga ei tahagi minu arvates. Nii et see jagub kauaks ka ja täidab kõhu. Need üli maitse. Ootan juba, millal see meile tuleb ja õnneks saab siis mujalt praegu kätte seda või nii-öelda tellida. Ja, väga hea, Kaisa. Kusjuures väga huvitav on see, et mina näiteks ütleksin, et kui mina neid söön, siis mulle tundub kookose oma magus. Jaa, palju magusam tundub kookose oma, nii et vaata, et inimeste maitsemeeled ja kuidas mingi kombinatsioon kellelegi nii-öelda maitsmisel tundub ja mõjub, et see on ka ilmselt siis täiesti erinev. Ja muidugi ma võin öelda, et see võib olla tingitud sellest, et kui ma need kätte sain, siis ma kõigele ütlesin kookose oma ära ja siis ma sinna peale proovisin šokolaadi oma, et võib-olla ma olin juba, vaat õiget degusteerimine oleks olnud ka siis nii-öelda tühjale kõhule, et tuleb katsetada, jah, võib-olla nii. No vahet ei ole, igaüks võib tunda seda, mida ta tunneb. Mis ma veel ütlen? Nüüd selle šokolaadi šeigi kohta. Ärge pange rohkem vett. Pange nii palju, nagu öeldud on. Lahja on. Ikka õige kogu see veega on, siis on siuke mõnus tummine. Jah, aga ma tean, et Annela ostis ka enamuse tooteid ostis ja tema ütles, et tema enne ei proovi, enne kui tema lapsed on ära proovinud ja kui lastel halb ei hakka, siis tema ka proovib. Ja lapsed saatsid siis, tegid siis ka sellise väikse lindistuse. Üks on Annela laps, teised ei ole Annela laps. Aga kõik on lapsed, ikkagi laias laastus. Ja me siis natuke nüüd jagame, vaatame, ma siin enne kohtumist siin sätisin seda audiot, sest nagu mäletate, viimastel kordadel on kuidagi see heli alati Zoomiga paigast ära, et siis katsetasin igate moodi. Ta võttis linnukesi ära ja pani tagasi ja suvalt jahmerdas. Mina ei ole midagi ise teinud, aga näed, Zoom ise on kuidagi seal midagi teinud. Ma küsisin, et mis sa tegid, ei tea, panin linnukesi ja võtsin ära. Et ma loodan, et nüüd on kõik kuulda, mis seal tegelikult räägitakse. Ja ma nüüd jagan teiega ekraani ja siis vaatame kohe kõigepealt siis nii. Vaatame kõigepealt ilma. Tere.
proovin seda uut XS hipatooni. See on kookuse oma. Tal on 15 grammi alkoholist. Peaks seda ma ei ole varem üldse. Ma olin seda šokolaadi oma oli päris hea. B6 on ka sees. Nagu väga maitsev, nagu siuke toituv batoon. On nagu kahes osas ka. On see üks ja siis teine on veel sees. 2 korda süüa. Mis ma oskan öelda, väga maitsev. Nii, aga No tõsine inimene proovib korralikult järele ja nüüd ma katsun siis, oli hääl ilusti kuulda, jah? Oli, jah? väga hea. No väga hea. Nüüd ma katsun jagada siis seda teist videot. Need on nüüd meie Marika Nugised. Marianne oma värske abikaasa. Neile võib palju õnne ka soovida veel. Väga hea. Soovitame. Mina mõtlesin, või arvasin, et ta on magusam. Aga ta ei ole nagu liiga leega. Väga hea. No vot, et siis sellised jagamised on meil erinevatest kohtadest, aga Annela, kas sina saaksid nüüd oma kogemust ka jagada, et nüüd sa tead, et lastega midagi sulle ei juhtunud halba, et siis tõenäoliselt proovisid siis ka nüüd ära järgi. Ilmar tal oli kaasas šokolaadi oma Itaalia reisil ja selle ta sõi kohe ära ja selle peale ütles ka, et see oli väga maitsev, aga see läks väga kiiresti, järelikult oli väga hea. Ja Marianne puhul oli mul ka väga hea meel, et Märdile meeldis. Nii et rõõm kuulda. Aga ma jagaksin tegelikult, ma tuleksin selle juurde, mis on siis see šokolaadijook. See on tumedast šokolaadist ja mina tegin täpselt nii, nagu manuaal ette näeb. Mul on kaasas siin ka see shaker, kus on mõõt peal ja ma tegin täpselt nii, nagu peab. See on nii palju on vaja vett panna. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas see sinna kõik nüüd ära lahustub. Väga hästi, väga maitsev ja just see, et see on tume šokolaad. Ääretult hea. Võid ka lusikaga süüa, sest see oli hästi tihe ja väga maitsev. Ma ei ole kunagi olnud šokolaadisõber selles mõttes, aga see joogina oli küll väga hea. Ja siis teine väga hea kogemus oli ka, kui me sõitsime Pärnusse, siis mul olid olemas kaasas nii mõlemad need. Ja taaskord, et kui sa sõidad, siis meil ei olnud, hommikul jõime küll kohvi ja natukene sõime, aga siis isegi sõidu peal ma tegin paki lahti ja mina võtsin selle väikese poole ja andsin abikaasale teise poole, nii et me saime oma ampsud siit kätte ja väga tore on jagada, mitte nii, et ammusta nüüd sina otsast ja nüüd ammustan mina otsast ikka delikaatselt. Väga hea, minu lemmik on kindlasti see tumeda šokolaadiga ja see on minu arust ka just kui magusam kui see šokolaadi oma. Aga nad on mõlemad väga head, nii et kahjuks on mul otsas ja palun teema kiiresti järgmise tellimise. Jah, no nii ongi tegelikult, väga hea. Kes ei ole proovinud, see ei tea, millest me räägime. Ja mis ma veel rõhutaksin, et nii nagu siin on selles toitumiskavas, see tasakaalustatud toitumise nii-öelda see taldriku reegel, eks ole, et sul peab olema ühesõnaga
see 40, 30, 30, et 40% neid häid süsivesikuid, 30% valkusid ja 30% rasvasid. Et täpselt samamoodi, et siin on siis see taldrikureegel antud ja need batoonid on ka, et nad ongi see tasakaalustatud ratsiooniga ja nad on, samas on kontrolli all kalorite hulk. Et kui sa seda sööd, et siis see kalorite hulk ei ole liiga suur. Ja kindlasti peab ütlema seda, et nad ei ole nagu ei asenda siis neid XS-i, neid valgupatoone, et need on kaks erinevat asja, et need on nagu toidukorra asendajad, sellised tasakaalustatud koostisega batoonid, aga need teised batoonid, see vanilja ja šokolaad, need XS-i omad, need ongi puhtalt valgubatoonid ja nende pluss on, seal on see seleen, et nende eesmärgid on natuke erinevad. Nii et, kui seda siin nüüd vaadata, siis näete, siin hommikusöögiks on pakutud, et ongi läheb see sama šokolaadishake ja siis toidulisandid, Amino Advantage ja ongi nagu kõik, et meie oleme harjunud hommikul natukene tõsisemalt ei, aga tegelikult meil on balansseeritud see hommikusöök, et tegelikult on ju nii, et kui sul on see ratsioon paigas, see, mida see sisaldab, eks ole, see shake sisaldab ju täpselt samamoodi, eks ole, 40% süsivesikuid, 30% valkusid ja 30% rasvasid. Et kui see on mõeldud selleks, et inimesed, kes on hommikuti nagu hullult kiiruga, et sageli paljud ei söö ju üldse hommikul. Meil on meeskonnas ka inimesi, kes hommikul joovad ainult kohvi ja rohkem ei söögi midagi. Et see on see, et igal juhul inimene saaks oma toitainet kõik hommikul ka kätte. Ja pärast tuleb siis nii lõuna kui ka õhtu, nagu näete, siis seal on jagatud see taldriku reegel, ehk siis siis 3 ära jagatud. Ja ütleme vahepalana siis need batoonid ja õhtul soovitatakse veel amino seda Advantage. 2 korda päevas amino, jah? Jah, et see on nagu järjekordselt me ütleme see, et see on see, kui sa ei ole saanud aru selle Amino Advantage'i tähtsusest, siis söö lihtsalt rohkem seda. Söö lihtsalt rohkem ja sa hakkad ennast paremini tundma ja vaatad ka, kuidas sa mingi aja pärast oled hoopis teistsugune kui sinu eakaaslased. Rääkimata noorematest. Jah, nii. No võt, aga... Tahtsin veel lisada ka midagi siia kiiresti, et mida pani Ilmar tähele, seal on B-vitamiin sees ja mida olen ka viimasel ajal paljude inimestega kokkupuutes tabanud, stress ja ületöötamine, see tähendab ka meeleolu halvenemine ja kõik see just on see, et sul ei ole piisavalt B-vitamiini ja unepuudus samamoodi. Et B-vitamiin selle jaoks just on nii, et nendes batoonides on olemas siin need B-vitamiinid ja muidugi on ka meil olemas Nutrilite enda väga-väga hea B-vitamiin. Ja sellepärast ongi juures, on Double X juures ja see Double X ja Omega ja balanss, eks ole, et sellepärast, et siit, mis veel, ma võin lisada et see väsimuse vastu veel, et sealt tuleb ju magneesiumi sellest Double X-ist ja pantoteenhappe, mis aitab sellele vaimsele võimekusele kaasa, kroom, mis hoiab normaalset glükoositaseme hoidmist veel soodustab, eks, ja omega 3 kõik süda ja veresoonkond ja ka närvisüsteem, et sellepärast on need Nutrilite vitamiinid üliolulised juures, et ei ole nii, et ainult võimlen ja söön batooni. Aga et siis nii palju siis infot ette, et Poola tellimuse teeme esmaspäeva õhtul. Et siis on aega promoda seda, et saate seda lindistust saata oma tuttavatele, et just see, et proovigu neid uusi tooteid, et need on tõepoolest head. Et kuskil õhtu, ma arvan kuskil 7, 8, 9 paiku, ma täpselt seda kellaaega praegu ei tea, aga kuskil seal teeme selle. Ja siis ma pean natukene arvutama seda transpordi hinda, sest eelmise korraga transpordi hind läks meil lõhki. Kuna need on nii rasked? Kuna näed, siin on tegelikult see on neto on kilo.
jah, see Et suur see- kast, et batoonid ise on 700, aga neto on tegelikult 939, nii et peaaegu kilo. jah, neto on 939 ja tegelikult siis noh, see on keskeltläbi kilo juba, aga et mina arvestasin nagu see on üks glükosamiinikarp ja noh, siis on ju siis No ühesõnaga selleks, no ja, aga me ei ole seda valemit veel Jah, välja jah, mõelnud. et me peame natukene jah siin Kuidas see, nii-öelda mängima loogikat. no vaat tegeleme sellega, Jah. eriti mina, kes on numbritest tugev. Aga et ma arvan, et tänaseks ongi, tõmbame tooteõhtu nii-öelda mul on üks vau ka. ja palun, jagame. Ei näe, räägi palun. Sa pead rääkima ka, muidu me ei näe. Nii, kas nüüd on näha? Nüüd on kõik asjad siit pealt ära tulnud. Ma sain täna kätte. Ma ei ole veel manuaali täpselt läbi lugenud, aga see on lihtsalt imeline. Esiteks, see pakend on juba nii ilus ja see, et ei ole sugugi nii, et see on ainult üksita mulle. Seda saab ju kasutada 3-liikline perekond. Et otsikud on kõikidel siin erinevad. Nii et kui ma selle päris kogemuse kätte saan, siis ma jagan seda ka teiega. Nii et mul just jõudis see siia, nii et. Väga tore. Vau! Meie käisime täna Tartu kaubamajas ja vaatasime huvi pärast, palju maksavad seal. Ütleme sellised elektrilised hambaharjad nagu Philips ja sellised. 220 eurot, 190 eurot ja ei ole seal mingit UV Just, puhastust. mitte ühelgi ei ole seda UV harja seda puhastajat. Mitte ühelgi ei olnud. Nii et tegelikult, kui te näete kuskil supermarketist mingit 25 euroga või 30 euroga või 50 euroga, siis arvestage, et see on tõenäoliselt 3 kuuks ja siis ostate uue. No jah, see nagu odava panniga, aga just see, et me vaatasime just ekstra, ei ole ja ma otsisin ka internetist, et ei oleks et ei ole mitte ühtegi, millel on see nii-öelda see kapsel, kuhu sa paned, et kus UV-valgus siis nii-öelda 10 minutiga puhastab ära, desinfitseerib selle harja, nii et super toote. Jah, nii et väga lahe. No Annela siis varsti hambad säravad, nii et me peame päikseprillid ette panema, kui sa ekraanile tuled. Jah. Just. Aga ilusat õhtut kõigile ja nautige suve ja nautige suve ja siis mõelge, et energia ja tervis on olulised. Ja me siis saadame teile selle QR-koodi, et siis ma siis seletan ka, kellel ei ole QR-koodi lugejat, kuidas see lahti teha, et panen sinna seletuse juurde. Et siis tore oleks juba kuulda, kui te esimese satsi ära teete, et kuidas teil on tunne, et ma olen kindel, et teile meeldib. Mõtlesime, et teeme ühe live-treeningu ka. Ja me tahaks ühe live-treeningu. Ja, sobib. Et siis niimoodi. See on äge. Aga ilusat õhtut. Ilusat õhtut.